Tere tulemast tagasi kuulama Murevabaks podcasti. Ja tere ka minu poolt. Võib-olla isegi natuke veider, et me siin niimoodi istume, sest et te ei ole meid siin stuudios ammu näinud, aga siin ruumumiga olidki vahepeal lihtsalt väiksed errorid, tehnilised errorid, mis on nagu väga okei, aga need said nüüd lahendatud, nii et meie oleme tagasi stuudios. Samuti teeme ka õues kindlasti episoode, siis suvi on ju mõnus aeg ja saame nii õues kui sees. Lihtsalt siin sees on nagu toredam külalistega vahepeal istuda. Mugavam, et siis peab jälle, kui neid külalisi mingi võssa kutsuma vaata. Ja just nii, et võib-olla väike hint teile, et võib-olla on lähiajal mõnda külalist ka siis oodata üle pika aja. Täpselt. Ja muidugi sa mainimata ka Värska Velli, kes ikkagi kosutab meid siin väga raskel päeval, kui on nii palav õues. Aga peame ikkagi kõik võtma sellest, ega neid päevi nagu palju pole antud. No kuule ei ole, ma just mõtlesin, et meil on siin kohe esimene suvekuu ju läbi. Täiesti kohutad tegelikult. Ja ma ei ole üldse veel jõudnud suve nagu nautida. Et see on ju päris kurb. Issand, jah. Ja tegelikult ega meiegi pole ju päris ammu näinud. Ei ole, jah. Meil oli siin... Enne minu sünnipäeva vaata nägime. Jah, palju õnne tagantjärgi, nüüd on päris palju möödas, aga... Olen ka vanemaks olnud vahepeal. Ja Riisil käisid vist, on ju? Jah, käisin, jõuan sellest kõigest rääkida lähemalt, aga ei, selles mõttes, kuule, sa lõpetasid ülikooli, paljune sulle ka? Jaa, aitäh. See on nagu natuke värske uudis, vaata. Jaa, tõsi. Kuidas siis tunne on? Selles mõttes, vaata, mina nagu alati uskusin ja ma arvan, kõik me vaata, et uskusin, et sa teed seal ära. Aga sinul tundus natuke siuke, et sa väga ise ei uskunud. Ja ei, ta oli kahtlane. Mul oli selles mõttes kogu kursus oli selline, et keegi ei julgenud mulle midagi öelda, aga siis tagantjärgi kõik on öelnud, et me ikka vaatasime see viimane nädal, mis sa tegid, et me nagu absoluutselt ei uskunud, et sa teed selle. Kes sa ütleb niimoodi? Aga vaata et keegi ei hakanud seda nagu ütlema mulle nii. Aga tagantjärgi ma ütlen selles mõttes, et see, et ma nagu tegin ära, ta oli ikkagi nagu ebainimlik pongestus veits, sest ma jätsin nagu nii hilja peale ise vaata, et ma tegelikult nagu ikkagi tõmbasin ennast nagu väga läbi ja sealt hakkas nagu vaikselt kerima kõik muud asjad ka, sest koormus läks igal pool mujal ka suuremaks, on ju. Et tegelikult, selles mõttes hästi tore, et ma sain tehtud, ma ei kujutaks ette, et ma peaks mingi aasta hiljem tegema, on ju. Päris juba nagu. Ja selles mõttes läks hästi, et isegi öeldi ülikooli poolt ka, et ma kindlasti kuhugi sinna konkursile esitaks oma selle töö, kui see nüüd avalikustatakse, on ju mingi ülikooli ülene mingi lõputööde konkurss. Ma isegi ei teadnud, et see käsi alamas on. Ma ka ise ei teadnud ja ma ei oleks osanud nagu arvata, et selles mõttes vähemalt nagu sai hästi tehtud ja kõik nii-öelda minu perfektsionismile omaselt ma sain nagu need tulemused, mis ma tahtsin. Jah. Aga neid haavu saab nüüd lappida päris kauem. No vot, see on see tagajärg sellele on jah, et tagajärg on alati kõik hullemad. Ja kusjuures teine asi, ma ei tea, kas sul oli sama või kas teil nagu kursusel, aga ma tunnen, et mulle endal ja väga paljudel meil nagu selle ülikooli lõpuga tuli kaasa mingi väga hull eksistentsiaalne kriis veits. Kindlasti. Oli, on ju? No vähem ma ei oska nagu teiste eest rääkida, sest me ei olnud väga sellised avatud rääkijad oma vahel. Aga mul oli küll nagu, mis ma nüüd olen siis? Jah, sest mul ka kuidagi jõudis kohale, et nüüd nagu peaks midagi peale hakkama selle paberiga. Aga nagu mida? Aga mida? Ja mulle tundub, et kuidagi see meie nagu ajakirjanduse eriala on väga selline, et selle paberiga sisuliselt sa saad minna ainult kuhugi artikleid kirjutama, on ju. Samas jälle mina on alati niimoodi mõelnud, et selle paberiga sa saad just nagu väga paljusid asju teha. Sa saad minna nii kommunikatsiooni valdkonda, ajakirjanduse valdkonda. Tegelikult sa saad isegi minna teatud määral nagu õpetajaks, sest et sul on näiteks mingid teadmised nagu meediast näiteks kursusi anda või midagi. Seda küll. Ja tihti nüüd nõutakse ikkagi magistrit rohkem, aga kuna see õpetajate puudus on nii suur, siis on väga palju võetakse ikkagi tegelikult pakka neid vaatega. Et mina nagu arvan tegelikult, et see on hea eriala, mida teha valikute mõttes, et kui sa oledki sellist tüüpi inimene, kellele meeldivad nagu sellised asjad, siis sa annab nagu hea alus, et ta nagu piisavalt lai, mitte et nagu mulle tundub, et kui saaks läinud nagu ristmeediat õppima, võt see läks nagu keerulisemalt. Jaa, et ei saa isegi täpselt aru, mida see tähendab. Isegi ei saa aru, mis see tähendab. Ei, seda küll, jah. Mul isa ka vaata seda lõputunnistust, see oli mingi, et vau, et sotsiaalteadustega, et kõlab nii ägedalt, vaata, on ju. Et selles mõttes jah, sellega saab nagu ära petta nii-öelda, on ju, et kuhugi fancymatele töökohtadele võib-olla ka. Jah, ei ole nagu lihtsalt ajakirjanduse bakalaureus, et sul ongi sotsiaalteaduste kraad nagu, et ma olen ikkagi nagu sotsiaalteaduste kraadiga. Aga jah, see on nagu huvitav, sest mul endal kuidagi hästi tugevalt tekkis see, et kohe, kui see nagu paber on käes, see on tunne, et nüüd ma peaks nagu ennast kõrgemalt hindama, et peaks ala nagu otsima mingi parema palgaga tööd, on ju, et peaks olema hästi tasustatud, et ikkagi kõrgharitud, on ju, ja kõik see, et hästi palju nagu tekkis mingeid küsimärke ja siukseid asju,
et noh, ei saa ju minna samamoodi edasi, kui nüüd on nagu paber olemas. Ei, ma saan sellest nagu aru, aga samas mina olen nagu hullult seda meelt, et mul nagu tahtis ka tulla peale see surve, vaata, et mis nüüd edasi ja värki, aga ma sain ise sellest tegelikult aru, et tänapäeval tegelikult see paber on lihtsalt paber nagu. Ja ei, ta on täiesti mõttetu. Et ega see ei garanteeri sulle nagu mitte sittagi. Et kui sa ikka iseenda nagu kannikaid ei liiguta, siis ega see töö sul sülle ei kuku. Et kui sul just tutvusi pole, ainult neid on ka väga palju, eks ole. No kuule, ülihea näide. Paljud meie kursuselt näiteks nüüd, kes lõpetasid praegu on erialasel tööl või saavad kuhugi. Mitte keegi ei ole põhimõtteliselt nagu, sest et no ongi need, kes vaata läksid kuhugi juba praktikale varem, et need on nagu edasi mingi koha peal. Aga ma ütleks, et siuksed isegi nagu kõige ambitsioonikumad on ju, et kes lõpetas mingi cum laude, kes on lihtsalt nagu üliäge persoon on ju, kes sobiks mingi saatejuhiks. Meil üks vend just kuulsin, oli isegi siuke, et ta kirjutas mingi kõigile umbes produtsentidele ja mingi kanalijuhtidele ja saatis oma mingi näidistööd ja asjad ja noh, isegi siuksed inimesed ei saa nagu erialast tööd. Et see on nagu veits siuke hirmutaval mu jaoks, et tore küll see paber, aga noh, kui sa ei saa vaata kuhugi ikkagi, et siis on nagu päris hirmus. Mõtleks hästi huvitav on see, et vaata, meil on see magister ka, mida see Tallinna Ülikool pakub, on see nüüdismeedia on ju, ja see telemoodul on ju. Ja siis ma nagu juhuslikult sattusin vaatama mingit pilte, Facebookis tulid ette lihtsalt, et kes on nagu varasematel aastatel seal õppinud, ja sa vaatad seda gruppi, sa ei näe neid, mitte ühtegi inimest pole mitte kuskil. Nad lõpetasid, mitte kedagi pole mitte kuskil. Et mis see siis tegelikult sulle annab, et see telemooduli kotti paned? See on väga hea point. Ainus minu arust vist, ma ei tea, kas ta õppis seal või ta oli mingi eraldi kursusel, aga vaat see Uljana Kusmina, kes vist seal pealtnägijas on. Ta on vist natuke varasematel aastatel olnud. Võib-olla jah, et läks nagu aega, on ju. Ja, et minu meelest, et nüüd see lend, kes praegu lõpetas, sealt ma nägin nagu pilte ja nagu mina teadalevalt ei oskaks kedagi kokku viia. Ei ole jah, minu arust nad ei ole keegi kuskil niimoodi. Võib-olla on mingi kaadritagused jõud kuskil on ju olnud mingi projekti raames, aga kuigi ma pean ütlema, et ma ise kandideerisin ka nüüd sinna, aga mul ei ole nagu suured lootused, sest et nagu sa on nii vähe kohti, seal on nagu nii haige tegelikult see nagu konkurss, et sa pead nii palju asju tegema nagu. Ma just mõtlesin, kas sa oled juba teinud ka mingeid asju või? Seal oli niimoodi, et alguses, et kandideerida, sa pead esitama CV, motivatsioonikirja, siis sellest järgmisel nädalal vist tuleb mingi mingi test. Nagu sa lähed kohale, sa saad mingi ülesande ja sul on aega seda siis mingi aeg lahendada ja siis sa pead seda ära esitama. Ja siis sealt valitakse alles, kes saavad vestlusele. Ja siis sealt omakorda valitakse, kes saavad sisse. Eks see oli nagu 3 vaheetappi, mis on nagu teeb selle nagu nii raskeks. Ja just see, et sa pead suvel tegelema sellega nagu minu jaoks nii siuke nagu, et ikka kui kandideerid, tahad, et tahaks hästi vaata. Et võib-olla isegi kui ma ei ole nagu oletama 100% kindel, kas ma tahaksin sinna minna, on ju, siis sa ikka loodad, et sa nagu performid nagu hästi. Muidugi, jah. Et nagu, ja no alati see eriala on tegelikult mul nagu unistus olnud, aga pigem on see küsimus selles, et kas ma nagu jaksan. Et nagu täiskahaga töö. Ja seda on päris palju. Kõik need asjad on ju, et tegelikult on väga tore, ma nagu tunnen, et ma olen valmis selleks, aga mingi hirm on ikka vaata sees. Et ma ei tea, mis sinu nagu mõtted sellega on, kas sa oled kuskile mõelnud edasi kandideerida või pigem võtad ka väikse puhkuse? Ma ju tahtsin ka algus väga sinna nüüdismeediasse minna, on ju. Aga ma tunnen jah, et ma nagu tõmbasin ennast nii sodiks selle bakatööga, et ma vajan nagu puhkust ja ma arvan, ta on nagu hea, et veits nagu endas ka selgusele saada. Kindlalt. Et kuidagi, noh, mul on võib-olla vaata isegi ka mõttes, mis on ju see Jüri Naela mingi programm, mis on nii-öelda selle Muusika- ja Teatriakadeemia kaudu, on ka iga 2 aasta tagant see mingi no nii-öelda kaasaegse teatri asi, mis on hästi siuke mingi liikumise põhine. Jüri Naela on nii äge ka. Ja et noh, ühesõnaga see on mul mõte, et äkki kui see mingi hetk avalikustatakse jälle, et siis sinna kandideerida või et ma tunnen, et võib-olla nüüd nagu seda ajakirjandusse ei õpitud, et nüüd ma tahaks jälle nagu vahelduseks rohkem võib-olla sinna nagu loomingulise poole peale vaadata, on ju. Ei arusaadav täitsa. Aga noh, kõigepealt peab puhkama lihtsalt. Ei, reaalselt. Nagu ma tunnen, et see, kui ma sinna Tartusse ikkagi läksin, seal ikkagi nagu, ma ei taha öelda, et see oli viga, on ju, aga kui ma saaksin nagu uuesti teha seda nagu läbi, et minna pakasse ja lõpetada ära,
siis ma ei läheks edasi kohe. Yeah. Et jumal tänatud tegelikult, et see aasta oli vahel selle nüüdismeediaga, sest see on ikkagi rets nagu. Ja see on päris hull niimoodi järjest kütta. Et kui sa päriselt pingutad bakatööga lõpus ja sul lähebki kiireks, siis ongi nagu, kui sa just ei hakka seda kuradi tööd kirjutama 1. septembrist, siis sul ongi raske nagu, eriti kui sa üksi seda teed, on ju. Et siis, see võtab lihtsalt nii palju ära sinust. Et taastumisaega vaja. ja seda enam vaata, kui sa ütlesid ka, et sisuliselt läheb magistrisse, hakkad kohe pead hakkama mingi tegelema ka lõputööga juba. Mingi halloo! Ja, et selles mõttes tasub nagu võtta rahulikult. Issad, aga vähemalt tore nüüd öelda, et me mõlemad oleme siis väga kõrgelt haritud. Ja, oleme. Sotsiaalteaduste bakalaureusega, kes ei mäletanud. Jep. Nii et vähemalt me nagu sellega vaata saame selle chapteri nagu kinni panna, et nüüd me ei peagi enam rääkima sellest tegelikult. Ja, see on tore. Et see ongi me mõlema jaoks tehtud ja vaata kokku, et see vahet ei ole, kas sa tegid selle aasta hiljem või mitte. Ei, absoluutselt. Jumala suva nagu. Ma isegi olen tagantjärgi mõelnud, et minu jaoks vist nagu üks elu parimaid otsuseid oli nagu ülikooli jooksul võtta see nii-öelda vaheaasta, on ju. Sest just see, et esiteks vaata see valdkond on ju siuke, et ma sain nii palju kontakte juurde endale, kuidagi see kursus sobis mulle nii palju rohkem, on ju, et kõik see nagu loksus nii õigesti paika, et ja see on tore nagu, sest mul on endal nii kahju, et meie kursus ei olnud nagu, kus meie siis olime koos, on ju, et see ei olnud üldse selline ühtehoidev, et hästi nagu lõhestunud oli, selline, et olidki grupid, vaata, aga mis sa teed selles mõttes, et ja seda ei saa kuidagi muuta ka, kui kujuneb nii, on ju. Niipidi, on ju. Et aga vähemalt hea on kuulda, et sul nagu oli nagu selles mõttes jällegi teistmoodi nagu kogemus, on ju. Ja, just. Et jah, issand, aga tegelikult on nii haige mõelda nagu. Võt aeg läheb nii ruttu, et nagu juba oled nagu ülikooli lõpetanud. Mis ma nüüd siis teen? No just ongi. Et varasemalt on olnud elus alati nagu need etapid, et okei, eelkool, lasteaed, eelkool, põhikool, gümnaasium, ülikool, nii. Ja nii selgelt on ette antud, on ju just, kui mida sa tegema pead edasi. Muster jookseb, vaata, ega sul muud, keegi ei pea isegi valikut tegema, sa niikuinii enam-vähem teed nii, nagu on ette öeldud. Ja nüüd on nagu täpselt see, et nagu okei siis. Ja. Mul on täiega see mingi nii-öelda veerandea kriis ikkagi ka hullult tekkinud. Kuidagi see, kui sa vaata 25 saad ära, siis on... räägi mulle juttu. Mulle veel 2 aastat minna, see nii sul on veel, ja. Aga see kuidagi täiega mind vähemalt hittis niimoodi, et pluss hakkad vaatama, ma hiljuti sain aru ja kuidagi viisin kokku, et näiteks Mr. Beast on 26, on ju. Siis Elon Musk oli näiteks 27, oli miljonär, on ju. Kus on mingi naine ka, kui ta mingi veits? Sa vaatad siukseid inimesi ja mõtled nagu, et okei, ma olen 25, et kuhu nüüd siis nagu edasi peaks minema? Ja aga vaata, tegelikult, see on nagu hea näide, on ju, et siuksed inimesed, ma vaatan tihti nagu sportlasi. Ja vaatad, et Kelly Sildar on must aasta vanem, on ju 2 võib-olla. Vend on mingi olümpiamedalist, mingi X-mängude võitja, sa oled nagu, mis ma nagu teinud olen? Aga siis ma mõtlen jällegi, et tegelikult neid inimesi, keda nagu meile näidatakse, neid on nii vähe võrreldes nagu kogu meie nagu rahvamassiga, kes eksisteerivad, on ju. Aga nii lihtne nagu ära eksida sinna, hakata ennast võrdlema, et ma ei ole mitte keegi umbes, et ma pole sittagi teinud umbes. On hullult. Ja siis on samas see vaata, et jälle näiteks mingi enda tutvusringkonnas vaatad, et kui palju näiteks mul on neid, kes just vastupidi vaatavad mind ja mõtlevad, et ma olen nii kaugele jõudnud, on ju. Ei reaalselt. Et selles mõttes jah, see on nagu naljaks, kuidas alati teistel tundub kuidagi paremini minevat. Ei, just mingi aeg rääksin oma perega ka ja siis mul vanaema ütleb ka kogu aeg, et issand, sa oled ikka nii tubli, et sa oled nii kaugele jõudnud ja niimoodi, ma nagu ma lihtsalt küll ei saa sellest aru, et nagu lihtsalt kuna minu pere nagu elas ja minu pere nagu sündiski nii teisel ajal, on ju, meie mõlema mingi vanemad ja vanavanemad, on ju, et nende ajal see ei oldki nagu prioriteet saada mingi head haridust nagu. Et nüüd on nagu prioriteet nagu teises kohas, siis oli ikka pere ja hea töökoht ja ikka raha, et ikka saaks hästi elada ja et ikka midagi endale lubada, vaata. Nüüd see on nagu natuke teise järgule, et inimesed tahavad nagu rikkad olla, on ju, head haridust saada ja siis tuleb perekond ja kõik need asjad, vaata. Et tänapäeval on minu meelest nagu nii palju, kui ma olen ise rääkinud inimestega, siis väga paljud ütlevad, et ma ei mõtle isegi enne perele, kui mul on nagu stabiilne. Ja ülipaljudel on see. Korter, mingi hullud asjad, mida sa tegelikult 23 aastaselt mina nagu ma ei kujuta ette. Eriti tänapäeva majanduses. Omanik auto, omanik selle, omanik kõige, omanik. Kuuled, minu ema vist sai korteri omanikuks esimest korda oligi mingi, mis ta siis oli, see oli 10 aastat tagasi, kui me päriselt oma esimese korteri ossime. Issand, mis ta oli siis mingi 30 midagi, vaata. Ja sa mõtled tegelikult, et mis standardite järgi me täna elame, et
kui sul ei ole 20 korterit, siis sa oled mingi veits noob nagu. Ja noh, mina olen ka nüüd juba selles faasis, kus ma näiteks tunnen, või noh, meil on kutiga mõlema lüüdu ka tekkinud see, et me oleme vaata nii kaua nüüd elanud juba nagu enda korteris, et me tunneme täiega seda survet, et me tahame nagu mingi ridakasse või majja või kuhugi siuksesse kohta, onju. Ja siis mõtled ka, et siuke asi nagu rahaliselt võimalik oleks. Ma ei kujuta ette, mis tööd ma tegema pean. Eks sa jaksaksid kinni maksta. Ja pluss siis see, et siis sul ju kõik nagu energia läheb tööle, onju, ja siis tegele veel mingi maja ja hoovi ja selliste asjadega. Ja siis sa vaatad nagu neid hindu, mis meil on nagu. Ei, see on pöörane nagu. Ja muide väike fun fact siia. Just lugesin uudised mingi 2 nädalat tagasi. Ja ma ei mäleta, kas järgmisest ülejärgmisest aastast on Eesti kõige suurema toidukäibemaksuga riik Euroopas. Ma vist nägin ka midagi, jah. Ja siis ma mõtlen korraks, okei, ma saaks aru sellest, kui meil oleks kõige suuremad palgad. Aga isegi Taani langetab, Rootsi langetab, mis olid veel mingi Šveits vist. Nagu vabandage, aga äkki vaatame palgad üle korraks. Et meie maksame 24% ja teised maksavad. Ja vaata, vahed on ka nii haiged nagu. Ma saaks öelda 24, 23 on ju, noh. Ei, meie maksame 24, siis Läti maksab 6, keegi maksab 8, me oleme oma 24%-ga. See on päris reets. See on põhimõtteliselt veerand 100-st. See on väga palju tegelikult. Nii haige ja siis ürita ellu jääda mingi korterit osta, tere hommikust. Ma olen nii närvi ausalt öeldes. Ja ei, see on reaalselt mina viimane iga päev nagu mingi mõtlen, et kuidas nagu, no pluss ongi siis vaatad mingid töökuulutusi ja asju, kas nagu üli nagu nõudlikud töökohad on ju. Ja palgad on nii olematud või siis on nagu see, et noh, nagu meil oli siin ju nüüd vaata meedias hiljuti see mingi La Prima pitsakoha case on ju. Ma just kuidagi sattusin ka nägema, et neil oli praegu ka mingi töökuulutus üleval on ju. 2-4 000 eurot. Et lubavad nagu väga palka, aga see on täpselt see, et enam ei julge minna nagu selliste kohtade peale ka, sest ei tea, kas sa näed seda raha tegelikult. Liiga suuri tõsi alla nagu tundub niimoodi. Ja just. Ei, aga selles mõttes, kus juures rääkides korra nagu sellest Eesti asjast, siis üldse ma olen leidnud ennast kohast, kus viimased nagu mitu kuud ma ei ole enam nii Eesti armastaja nagu. See on nagu nii kurb, et ma armastan loodust ja kõike seda ma armastan, aga kuidas meil nagu käiaks ümber nagu Eesti inimesega. See on minu jaoks nagu nii kole lihtsalt, et nagu see valitsuse poolne, see kogu aeg see toimetamine nagu näitab mulle täpselt see, et kedagi ei koti inimesed, vaid kõiki kotib raha. Ja see on nii kurb, eriti kui sa vaatad nagu teisi riike, kes mingi ala, kui kütusaksiis läks kallimaks, siis oli nagu aja, et inimestel teeme odavad rongipiletid. Meile öeldi mingi miks. Saate hakkama küll ju. Ega kellegi toit ostmata ei jää siis. Mingi halloo, sul jah, võib-olla ei jää nagu. Mul jääb äkki. Et nagu minu jaoks on nagu see, et ma reaalselt juba mõtlen nagu vahepeal, et issand peakski Soome ära tõmbama nagu, aga see oli see tööd ju. No samas ma arvan, vaata kui paljud noored ikkagi on kuskil ja seda saavad küll. Nagu tööd, et aga jah, see on vaata kui hea näide tegelikult, et sa ka, kes oled olnud nagu hull mingi Eesti patrioot, on ju. Koos nagu alati seisnud Eesti kõikide asjadest. Et kui juba nagu sellisel inimesel tekivad vaata siuksed mõtted, siis midagi on nagu väga mäda ikkagi. Ja ma ka ikka vaatan üha rohkem, kui paljud noored mu tutvusringkonnas lähevad kuhugi mujale ja ka need, kes vaata ütlevad, et ma lähen mingi aastaks ja tegelikult jäävad kauemaks, on ju, et noh, see on nagu hea näitaja. Jah, mul on ka palju selliseid tuttavaid, kes nagu lähevad mingi Austraaliasse või kuskile ära, on ju, et korrad avastavad nagu muud maailma ja siis nad nagu otsustavad, et kuule, et nagu tegelt. Kui palju paremad nagu tingimused seal on elamiseks, sa ei ole nagu vaene rott, mida sa siin ilmselt oled. Jep. Ja ma ei hakka veel sellest rääkima, kui sa tahad nagu OÜ-tada. Ei, see on täiesti kui palju sa maksad, kui sa oled inimesed, kes ei tea, et nagu me mõlemad oleme OÜ-ga tegelenud, on ju, et nagu kui sa oled iseenda tööandja, et nagu vaata muidu on see, et kui sa lähed tööle, siis tööandja maksab sinu eest mingid maksud ära, on ju. Aga kui sa oled iseenda tööandja, ehk siis teed näiteks projekti töid, lähed kellelegi tööd tegema ja maksad need endale ise palka, siis ka sina ise maksad need tööandjad nagu maksud ise need ära, eks ju. Ehk siis ma ütlen nagu umbkaudse näite, et kui sa teenid 2000 eurot brutos, siis 1000 eurot sa annad riigile. Ja, pool põhimõtteliselt annad ära. See on väga hull, jah. Mul on ka viimasel ajal, noh, mul on ju eriti vaata, mul on enda ettevõte ja siis meil on nagu, noh, kutil on see spordiklubi, on ju.
ja noh, õnneks on meil nagu see, et see Kuti spordiklubi pool on nagu päris hästi toimima hakanud, onju. Noh, kuigi seal on ka iga kuu ikka oled siuke, et kas nagu tuleb välja no. Aga seal ma nagu näen, et vähemalt ta nüüd lõpuks saab nagu kätte ka normaalse summa, onju. Aga siis ma vaatan seda nagu enda OÜ poolt, et nagu kui palju ma rügan tööd ja kui vähe ma nagu saan kätte, et siis tundub nagu täiesti mõttetu teha üldse midagi, onju. See ikka väga jõhker. Jah. See on nagu nii kurb ikka minu meelest, sest ma mäletan, kui ma selle OÜ tegin endale mingi aasta tagasi, siis ma olin kuidagi nii elevil, et sa oledki nagu väike ettevõtja nagu üksinda, onju, et nagu ise teed, ise toimetad, onju. Ja siis, kui ma nagu selle esimese nagu selle sain selle nagu palgalipiku ja sain aru, et ma pean hakkama ära maksma asju, maksad. Kätte ei jäänudki midagi. Raamatupidajal on nad ju ka raha, et nad asjad ära teeks. Sest mina ei oska teha siukseid asju. Ma ka ei oska, jah. Ja see aeg, mis sa pead panema, aru saada, mida teha seal, see aeg on raha nagu, onju. Et ma oleks ka mingi nädal aega mõelnud ja ikka valesti maksnud mingi poole tõsi. No just, jah. Ega raamatupidajad ka vähe raha ei taha. Ja siis sa oledki seal oma mingi 2 euroga istud seal ja tegid tööd terve kuu aega nagu. Et nagu täiesti see on väga hull, jah. Et nagu, ja siis nagu riik imestab, et väikeettevõtjad ei saa hakkama. Mida sa imestad? Ma olen nüüd ka järjest nagu avastan neid kohti, mis mingi mõtlen vahepeal, et see oli nii hea restoran, et läheksin ja siis vaatad kinni pandud, onju, pankrotis. Siis mingi nagu kõik poed, mis mulle meeldisid, järjest kinni läinud, onju. Et selles mõttes on ikka väga hirmutav, et siuke tunne meil ei jäägi lõpuks nagu ühte kohta. Ei konkreetselt, meil on mingi 1 Rimi alles ja rohkem on mitte midagi nagu sedagi. Ei, ja päris haige on see, vaata, et hästi palju siukseid populaarseid kohti sulgeb. Ja just. Ma ei tea, kas sa nägid Tartusse Shootersi klubi paneb ka uksed kinni, mis on aastast mingi, ma ei tea, mis seal olnud nagu tartlaste mingi põhiline koht, kus nad käivad, on ju, pannakse ka kinni nagu. No, võt. Ja siis sa mõtledki, et nagu meil pandi ju Hollywood vist kinni klubi. Pandi või? Ja see pandi ka kinni vist ju. Ta ehitatakse või tehakse ümber nagu rohkem selliseks nagu, ma ei tea, vaba aja keskuseks või ta oleks nagu nii klubiüritused kui teised, et nad ei ela nagu ära ainult klubi pealt. Ja veel mingeid asju nagu, ja sa mõtledki nagu appi kõik need vanad head kohad. Mitte, et ma käiks väga klubides, on ju, aga see mõte sellest, et inimesed nagu, neil ei ole vasta kuhugi minna enam, kes tahavad käia kuskil. Reaalselt, jah. Ja see on sama nagu sul on kohvikutega näiteks, vaata, lähed kohvikusse, oi, polegi kinni. No just, täpselt, ja või mingid poekesed täiega toredad, näiteks mingid siuksed go-to-kohad, kus ma tavaliselt kingitusi olen ostnud, kõik on kinni läinud. Mul oli ka üks käsitööpood, kus ma käisin, ostsin sealt oma peikale kunagi mingi üliäge kootud nagu Käsna Kalle, nad tegid üli hästi järgi mingeid asju, vaata. Nüüd vaatan seda poodi, pole mingi ammu, seal juba ma olin mingi... Päriselt? Okei. Sest mina ka vaata millalgi üritasin minna, onju, see oli ka, et need nagu pidid olema lahti, aga oli kinni. Ja siis olid veel mingid nagu sildid, asjad ukse peal, siis ma mõtlesin, et võib-olla oli lihtsalt mingi erand, vaata. Ja, see pandi ka väga arvutu kinni, nagu see oli nii arvutega, siis seal olid nii ägedad asjad. Ikkagi tänapäeval on see, et võidab ikkagi see nagu Hiina kaup, vaata, sest et see on nii-öelda odavam üleval pidada. Et see käsitöö ikkagi nagu sureb reaalselt välja selle ühiskonnaga nagu. On ja, meil on ka näiteks vaata seal spordiklubis, meil on nagu eraldi seda liini üritame ka, et me müüme mingeid tooteid, vaata, onju. Mingi batoonid ja joogid, siuksed asjad. Ja meil on ka täiega nagu dilemma, sest et sa näed, et nagu vahepeal nendega läheb, aga kui sa mõtled, et peaks ainult selliste toodete müügist ära elama, siis sul on reaalselt nagu kuud, kus ei osteta mitte ühtegi asja nagu. Asjad aeguvad. Ja siis on nagu teine pool, et inimesed meil seal ka küsivad vahepeal, et tahaks veel mingeid asju sinna juurde, onju, aga kuskilt peab see raha tulema, onju. Täpselt, et siis peab need ostjad olema korralikult, mitte üks inimene, kes tahab vaata. Et sellega ka kuidagi mul on hull respekt tekkinud nende vastu, kes suudavad siukest nagu kaubapõhist mingit poodi või asju üleval pidada, et see on päris keeruline ikka. See on ikka jah, selles mõttes kurb on see värk, et võtame nagu kokku ennast äkki. No täpselt. Okei, üks asi veel, mis ma lõppu ütlen. On see, et Eesti riik ütles, ma ei hakka need mingid nimest ütlema, ma ei mäleta, kes mida ütles, aga me räägime ju kõik ühe riigi eest. Et meie ei taha hakata laene võtma, sest muidu meie lapsed maksavad need kinni, onju. Nii, aga meie maksame täpselt samamoodi enda vanavanemate laene ju. Et see käibki nii, nagu me ei saagi teistmoodi ja ma olen piisavalt isekas, et öelda seda, et ma oleksin nõus võtma laenu, et ka mina saaksin olla õnnelik, sest ka mina elan ühe korra ja ma ei ela ainult oma tulevaste laste nimel ju. Fair. Et nagu, muidugi ma tahan, et neil oleks kergem, on ju, võib-olla, kui minul on ju.
aga noh, fakt on see, et nagu kõik ei saa ka päris kuradi lillepidu olla nagu, et mina nagu mingi maksan kuradi kogu oma viimase raha Eesti riigile, et ainult minu lapsed saaksid elada ilma võlgadeta. Ja siis samas meil on ju see pool, et palju neid lapsi üldse on. Reaalselt. Tulevikus, et see on ju ka eraldi pool nagu. Et äkki võtame selle võla, saame vähemalt natuke paremini elada ja võib-olla jõuame veel eluaja jooksul midagi kinni taguda, on ju, ja siis meie lapsed maksavad ülejäänu. See on sama hea, nagu meie praegu teeme. Ja ma ei ütleks, et ma nüüd tunnen, et appi, mu esivanemad jätsid mulle need võlad nagu. See ongi, see on nagu, saad aru, see on nagu toiduahel. Minu jaoks vähemalt. Ja ei, ma olen nõus, et see paratamatult töötab nii nagu. Jah, et lihtsalt pole midagi teha, kui on raske, siis tuleb ju midagi ette võtta ja kõik teised riigid teevad seda. Aga meie millegi pärast ootame, et ime kukuks ja rahakotikesed kukuksid meile sülle. Jaa, reaalselt. Et nagu see on nagu, ja üldse see nagu arusaam sellest, et me Eesti riigis on nii normaalsuseks tehtud see, et me töötame kooli ajal. See on jah väga õige tegelikult. Kes selle välja mõtles? Ma ei tea. Ja siis imestame, miks jah, kõik on mingi läbipõlend ja nii halvasti. Ärevus, depressioon, ja siis me oleme iga aasta mingi appi, laste ärevus kasvab. Võin omast kogemusest rääkida, nagu kasvab tõesti, kui peab niimoodi tegema. Jah, muidugi kasvab, jah. No mul on praegu näiteks üle pika aja nagu on räme ärevus nagu. Ja ma tunnen ka, et ma olen seal nagu väga läbipõlemise piiri peal jälle nagu. Ja no see ongi nii jõhker. Sest lihtsalt ei jõua teha neid asju nagu korraga. Et su aju nagu konkreetselt nagu see on ikka nii naljakas mõelda tegelikult, kuidas sa saad alati nagu hiljem aru, kui sa hakkad sellest nagu välja tulema, mida sa nagu tegid terve aeg, et kui sa elad selle ratta sees, siis su aju ei oskagi mõelda sellele, et ta tahab puhkust enam, sest ta ei oska seda isegi küsida enam nagu. Sa treenid oma aju niimoodi, et ta ei puhkagi mitte kunagi nagu. Siis töös sa ka mingi genereerid mingi appi, mis ma homme pean tegema nagu. No täpselt. Et noh, jõhker tegelikult ja sellest välja tulla on ikkagi väga raske nagu. Et sa pead ikka olema väga tugev inimene, et sealt nagu niimoodi välja ronid, et sa päriselt nagu unustad ära mingid asjad. Ja no see võtab aega julmalt ka nagu, noh nagu ma ju sellest ühest läbipõlemisest tulin niimoodi, noh see tähendaski, et ma aasta aega nagu ei teinud mitte midagi, et siis sa taastud ära nagu, onju. Aga kui palju tal on võimalik võtta siukest aastat, et sa ei tee midagi, onju. Ei, see on ikka jõhker. Issand, vaata, me oleme kus ränding Eesti riik lihtsalt praegu. Aga mis sa teed? Ma just mõtlesin, me oleme väga nagu ära teeninud selle nime murevabaks. Ei, ma olen konkreetselt nagu, aga lähme natuke äkki positiivsemate. No proovime. Et ma alustan äkki korra sellest, mis mind nagu ennast kõige rohkem köidab, on ju. No nii. On see jalgpall muidugi, MM. Nii. Ja issand jumal, ma elan oma selles mõttes parimat elu praegult, sest ma nii naudin selliseid asju ja kui äge on üks asi, mis on minu meelest äge, et isegi nendele, kellele ei meeldi sport väga, on ju? Nad tulevad kokku, et seda vaadata. Ja nagu Telliskivi on iga õhtu täis inimesi, välismaalased, eestlased, turistid, kes iganes on ju, istuvad seal kõik mingi mitusada inimest, vaatavad ühe ekraani pealt jalgpalli ja elavad kaasa nagu. Et see nagu ühtne tunne nagu nii äge, ma nii igatsesin nagu sellist asja, sest vaata koroonaga kadus see nii ära, et inimesed koos olid. Ja nüüd on niimoodi, et saad aru, neid jalgpalli vaatajaid või tahtjaid on nii palju, et nüüd tehakse ju sinna Patarei merekindlusse suur ekraan pannakse, et kõik saab tasuta vaatama minna. Vabaduse väljakule tuleb mingi suur ekraan, on ju. Et päriselt kasutage seda võimalust, et nagu need on tasuta asjad, et te võite oma söögijoogid sinna kaasa võtta, nagu keegi keelased saab ka koha pealt osta asju, on ju. Et igal pool ma olen Telliskis praegu käinud ja lähen sinna Patarei merekindlusse ka kindlasti. Et nagu see teeb mind lihtsalt nii rõõmsaks, kuidas inimesed tulevad kokku ja kõik saavad nagu nii hästi läbi. Et keegi ei seal omavahel, et me olemegi erinevate tiimide poolt ja siis me elamegi ju oma tiimile lihtsalt kaasa, aga me ei hakka tapma üksteist selle pärast, vaata. Et nagu hästi positiivne on see vibe ja kõik kuidagi see maailmameistrivõistlustega on siuke nagu, mul on nagu tulnud taas nagu see siuke tore tunne, nagu et käid linnapildis ringi ja vaatad, et nagu inimesed tulevad kokku ja selline mõnus nagu ühte hoidmistunne, siuke nagu väga äge. Et ma väga soovitan minna nagu lihtsalt ka jalutad mööda, mine vaata paar minutit kas või tegelikult on jumal äge, et nagu meil on Eesti kommentaatorid, kes öösel kommenteerivad mänge, vaata, et nad teevad nagu tööd öösel, vaata, ja nagu räägivad nii põnevaid fakte enda mängude kohta ja kuidagi nii äge on näha, et selle nimel on nagu päriselt panustatud, et inimesed saaksid vaadata, keda väga huvitab ja need samas naelutavad telekatega väga palju inimesi, keda tegelikult võib-olla huvitas, et lihtsalt see. Ja ma ka viimasel ajal nagu kuulen oma mingi tutvusringkonnas inimesed, keda üldse ei arvaks, et nagu huvitab. Mingi me vaatasime eile mingi
mingi algad või mingi siuksed asjad, ma okei, nagu üldse poleks arvanud. Aga see on siuke põhjus, miks nagu kokku tulla. Jaa, see on üli tore, kui on siuke asi, jah. Ja muidugi minu lemmikul Messi läheb nii hästi. Kes teavad, need teavad. Et selles mõttes minul oli väga hästi ja hoian ikkagi pöialt ikkagi Messile ja Hispaaniale. Nii et omad lemmikud on, nii et valige teiega oma lemmikud ja siis on palju ägedam vaadata ka. Jaa, muidugi. Vot. Et see on nagu minu siuke highlight selles suveperioodil praegu, mis on olnud. No võt, see on jah täpselt vaat see, et tuleb leida need mingid asjad enda jaoks, mis nagu aitavad vahepeal välja lülitada. Täpselt. Sest jah, mul väga ei ole neid asju. Ma ei jälgi jalgat vaata, siis on nagu keerulisem kohe. Aga noh, ma märksin ka mingi üli naljakas on see, et saad aru, et nagu on mingi väga suur nii-öelda liikumine, millest nagu ma ei saa osa, aga siis ikkagi mingid killud vaata jõuavad, et ma vaatasin Veisiga näiteks sõidad, siis tulevad need teated vahepeal skooridest. Ja noh, mingi vaata, me oleme Lego fännid täiega, kes on ka praegu see, et läheb poodi mingit Lego vaatama, siis mingi pooled asjad on mingi jalkateemalised. Jalkakaardid ja kleepsud ja kõike sellist asja, või ise ka kogu neid kleepse. Ja Coca-Cola pudelitel on ju isegi see kleeps. Siis me ostsime ka alguses räigelt Coca-Cola pudelid, oli mingi oh my god, vaata, et see on nagu midagi nagu siukest toredat, mis sul on nagu väike hobi nagu. Et me kogume ka neid kleepse ja mingi kleebime ja värki, et õhtul vaatadki mängu ja kleebid kleepse vaata ja värki, et nagu, et mulle nii meeldib siuke aeg. Et see on nii kurb, kui seda ei ole üldse, et see on iga 4 aastaga, et mõtled tegelikult. Aga on mida oodata alati. No siuksed asjad toovad ja seda helgust. Issa, kuule, kas me räägime sellest kõige ägedamast asjast? No räägime. Silva Ilvese pulmad. Nii. Ei, ma lihtsalt tahtsin nagu arutada, sest see öeldakse, et on 100. pulm ju. Ja ei, sellest on hullult, no minul on nagu kõige rohkem on lihtsalt see, et ma näen, et nagu igal poolt kõik räägivad sellest, tuleb mingid artikleid, mingi uusi nüansse avastatakse, siis on see, et on mingid tuttavad, kes küsivad mingi, mis sa arvad sellest. Aga mul on nagu terve aeg olnud see, et nagu, kas ma olen ainus, keda nagu üldse ei kotti. Mul on täpselt samamoodi. On. Et nagu ma mäletan, me läksime, kui see pulm oli ära, siis sellest järgmine päev ma rääkisin oma perega lambist. Ja mu ema oli ka mingi, issand, seal oli nii ja seal oli nii ja seal oli nii nagu hullult siuke, et ta oli kursis. Ma issand, ma isegi ei vaada, ma nägin mingid pildigaleriid enam vaatasin. Ja siis mõtlesin ka, et issand, okei on ju. Ja ma isegi viitsin süveneda. Aga nii haigeid asju oli seal, mida ma mõtlesin arutada. Et näiteks nagu Silva Ilvese kleit tehti nagu pool aastat. See Liina Stein tegi kleidi. Ja põhimõtteliselt tal kukkus need tissid välja sealt, kui oli pulma ajal. Päriselt, no niimoodi, lõpus oli vist niimoodi, et ta pani need paelad. Ma ei saanud nagu aru, algus ei olnud paelu ja peo lõpus olid paelad. Ja siis mu ema ütles ka, et mingi klipi pealt oli näha, et ta kogu aeg tõstis seda ülesse. Mõtle sulle tehakse nagu custom kleit pool aastat ja see isegi sobi sulle tegelikult. Ja on mingi probleem. Et päris õudne ja siis selle mehel olid kingad pigistanud terve õhtu. Ta ütles kuskil, et ta kingad olid nii pigistanud. Mõtle nagu, sa oled mingi miljonär ja su kingad pigistavad. Ei, no ma vaatasin ka juba see, et nagu kui palju vaata naised viitsivad vahel mässata selliste asjadega. Ma vaatasin ka, kui neil oli see mingi pulmavälts või see asi on ju. Siis sa vaatad, kui pikk kleit tal on ja siis kuidas see oli tal ees, sellest tõstab seda kogu aeg nagu mingi eest. Et ma nagu ei kujutaks, et ma viitsiks nagu, et noh, ilu nimel võib ohvreid tuua, aga ma ei tea, kas ma viitsiks nii palju jaurata. Ja kõik see nagu temaatika oli hästi siuke Dubai stiilis nagu hästi nagu rohkem, vaata, et ei öelda, et nagu less is more, vaid seal oli nagu vastupidi. Et nagu rohkem on parem nagu. Ja kõik oli siuke hullult nagu näitamisüritusele minu jaoks, et nagu ajakirjanikud on konkreetselt laulatusel ja tal mingi vaata siia, mingi see on ja see nagu ongi mind kõige rohkem imestama pand, et nagu miks nii suur teema, sest noh, pulmasi on ju ka olnud varem, on ju. Täpselt. Ja kuidagi see, et nagu lampi tegelikult nagu 2 inimest, kes okei, nad olid jah hiljuti nagu mingi draamaga, on ju, aga nad ei ole ju tegelikult nagu nii mingi meeletult pildis inimesed kogu aeg. Ja samas nii suur huvi on ju siis ajakirjandusel selle vastu. Ja mul on siuke tunne, et ma tean, mis selle võti on. Noh. See on see, et see on ainuke pulm üle pika aja, kuhu lastakse ligi. Ka variant, jah. Et need on nagu, meedia teenib selle pealt nii palju rohkem, sest kõiki huvitab ja meid ei kutsutud ju pulma. Ja siis me lähmegi vaatame, et mis sa siis toimus. Sest ma mäletan, kui oli Tanel Padari ja Lauren Vilman, kes tänaseks on lahus, on ju. Aga nende pulm oli seal ju nii kinnine, et nagu paparatsu olisid kuskilt, et midagi näha, vaata. Ja siuke asi tõmbabki nii hullult tähelepanu, et nüüd me saime nagu pulma minna, vaata. Ja Katrin Lustil tuleb siin esmaspäeval ju erisaade selle kohta. Ma olin ka mingi ossa jumal, kus ikka pumpame igalt pool. Nagu, et noh, selles mõttes muidugi raha ei haise, vaata. Aga kas on vaja nagu?
no jah, ma ei tea, see on siuke kahtlane. sellel kindlasti on palju vaata, et ma isegi ei ole ei no ongi, ma ise olen kõige rohkem mõelnud, et tõenäoliselt ikkagi inimesi vaata kõige rohkem kogu selle asja puhul huvitab lihtsalt see, et on keegi rikas inimene, kes on valmis nagu avalikult näitama enda elu nii-öelda. Silva Ilves, kes on ka meile tuntud. No just, jah. Et inimesed tahavad osa saada sellest teiste rikkusest. Ei, no täpselt, et mis siis selle rahaga kõik ära saab teha. Yeah. Sest pulm oli veerand miljonit eurot ligikaudu umbes vist. Päris hea pulm. Et ei, ka väga põnev selles mõttes, et sajandi pulm. Ja kuulesin Brigitte Susanne Hunt peaks varsti abielluma. Jaa, see on ju ka teema. Jah, ma ei ole üldse mõelnud sellele, et ja tema ütles ju, et abiellub vist nüüd, ma ei tea, kas ta ütles, aga nagu ta vist vihjas, nagu, et ta suvel abiellub ja Marju Karin abiellub augustis. Päriselt? Jaa, seda tuli seal Silvia Ilvese peol. Okei, no siis on mingid vaata toredaid uudiseid vähemalt ka, sest mul endal on kuidagi tunne viimasel ajal, et lahku lähevad kõik nagu. Mis on see Liisa Leet, ma ei osalda. No see oli megašokk nagu. Saad aru, ma mõtlesin, et kui nemad läksid lahku, nagu mis suhted siis üldse seisma ja nagu kestma jäävad? No võt ongi, ja nad on nagu nii siuke kuidagi, et nagu kokku loodud. Jah, ma ei kujuta ette nagu kumbagi kellegi teisega nagu. Ja nad on nagu, ma tead vist 10 aastat koos, on ju. Ja kuidagi nagu, muidugi väljas tundub kõik alati ilus, on ju. Aga see nagu pealt näha tundus nagu nii ideaalne match nagu. Et nagu kumbki neist ei sobiks paremini kellegi teisega. Ja nad oleks nagu üksteise jaoks ehitatud. Jah. Kõik see välimuse pool, kõik see nagu iseloomu pool tundusid nagu nii hästi klappivad ja võib-olla klapivad siiamaani hästi, aga tundub, et seal oli lihtsalt mingid väikseid asju, mis siis nii-öelda nagu selle ära rikkusid, aga seda oli ikka päris kurb lugeda nagu. Ja oli jah. Ja samas nagu ma ise mõtlesin selle käigus seda, et tegelikult on nagu nii tore minu arust, kui on nagu neid, kes vaata julgevad nagu veits ausamalt öelda, et nagu mis juhtus või päriselt oli nagu mingi pikalt kirjutatud, on ju, et ei ole lihtsalt see, et mingi hoiame endale ja et muidu nagu jagad kõike ja siis selle osas ei jaga, on ju. Ma olen nõus. Et selles mõttes nad nagu nii-öelda avalikustasid selle nii-öelda toredalt. Jah, et vähemalt, et vaata, seda vähem küsitakse küsimusi. No just, tegelikult on endal lõpuks lihtsam, on ju. Et aga lihtsalt kurb. Jaa, on. Keegi läks veel lahku? Siin on minu arust järjest kogu aeg on mingi, jälle näed mingit uudist, kuidas keegi läheb lahku. Aga nii nagu müsteerium on mu jaoks ikkagi see, et kui on nagu nii pikad suhted, vaata, et mulle endale tundub nagu hästi hoomamatu see, et nagu kui sa oled juba nii kaua koos olnud, et kas siis nagu tõesti ei andnud midagi teha enam. Ja, no vaata, ta ju ise kirjutas see Josels minu meelest ka oma stories, et tema oleks nagu proovinud, aga teiselt poolt lihtsalt enam ei tulnud seda nagu sama vastust nii-öelda. Et nojah, vaata, et aga kunagi ei tea, et igal juhul võib olla vahepeal keegi teine näiteks või mida iganes, on, et miks sa nagu enam ei taha proovida. Või on seal üldse mingid isiklikumad probleemid, on, et lihtsalt minu jaoks on ka alati nagu, et appi nagu 10 aastat. No see on nagu 1/10 su elust, ütleme, kui sa elad 100-aastaseks. Mega palju. Päris haige nagu. Jah. Siis see oli minu arust ka hea uudis, kui see Märt Avandi naine abiellus uue naisega. Naisega? Ta abiellus naisega. Okei. Issand, miks ma seda pole Märt Avandi läks oma kaaslasega sinna pulma. Jaa, okei, ma nägin mingit pealkirja, aga ma ei süvenen nagu nii palju, et mis see sisu on. See Piooper käib kogu aeg. See oli ikka nii naljakas, ma lugesin, et Märt Avandi ex-abigaasa abiellus uue kaaslasega, kes on naine ja Märt Avandi koos oma uue kaaslasega läks oma ex-naise pulma. Okei. No vaata ikkagi jagub õnneks Eesti kollasele meediale neid asju, mida kajastada. Inimesed ikkagi suudavad üllatada. Ei no muidugi, siis siit tuli ju väga palju küsimusi, on, et miks nad siis lahku läksid, kas ta siis avastas, et talle tegelikult meeldivad üldse naised, on ju, või et mis seal taga siis oli, on, et vaata inimestele antakse nii palju seda kõne nagu alust, vaata. Et aga jah, ega ma ei teagi nagu viimase ajal, ma ütlen ausalt, mina pole nagu uudiseid üldse väga lugenud. Ma olen ka nii välja lülitanud ennast ja praegu teen ka nagu Delfi lahti, on ju. Putin, no just. Trump, lapsekaubandus, kahtlus, mingi umbusaldus rahandusministrile, Kremli mingid ja ainult kas sõda, poliitika või mingi õudsad asjad. Ja no üldse ei tõmba enam, mul on sama asi, et kuidagi ei taha enam avada, sest et nii keeruline on sealt leida midagi positiivset.
ongi ainult mingi, mida ma ülipalju tarbin praegu, on nagu podcast'id, sest need on nagu enamik vaata siuksed, et mingi niisama lõõbitakse ja on nagu siuke fun kuulamine. Issa ma tahaks ka leida mingeid ägedaid podcast'e, mida kuulata. Mul on see salajutud, on ju. Aga ma sain aru, et Mari-Liis Kaer hakkab podcasti tegema. Päriselt või? Ma nagu sain aru, et ta otsib praegu sponsoreid, et teha päriselt see Mimmu Kõmu nagu podcastiks. Oh my god, see oleks üliäge. Ja ma arvan, et ta läheks väga hästi sellega ka. Ja ma oleks kindlasti kuulaja, selles mõttes pole küsimustki. Aga tahaks rohkem küll. Kõik räägivad, et meil on nii palju podcast'e. Ma ei tea, nagu minu jaoks küll ei ole. Eks see ongi vist maitse asi, jah. Nagu ise tahaks kuulata. Et mulle meeldib küske fun, nagu mitte, et inimesed võtaks elu liiga tõsiselt kuidagi. Aga jällegi, ma olen endiselt raadio juures. Ma sain raadio endale sünnipäeva kingituseks. Jaa, issand, nägin vist mingit story't. Hommikul panen raadio tööle, lõunal panen raadio tööle. Nii tore. Et see on kuidagi nii rahustav. Väga soovitan nagu. Kes ei taha nagu, kes vaata kardab, et ta scrollib liiga palju, mida ma ilmselt teen. Siis vahepeal on see, et sa paned raadio tööle, sa saad samal ajal näiteks koristada või ma ei tea midagi muud teha või lihtsalt olla. Et siis sa nagu ei vaata midagi. Sa lihtsalt kuulad. Issand, see on nii tore mõte tegelikult, kui ma niimoodi mõtlen. Seda enam, mul vahepeal nüüd vaat suvel eriti on neid hetki, kus nagu ei ole mingit uusi podcast'e kuulatest, kõik on kuulatud, on ju, mis meeldib. Ja see ongi täpselt see, et tahaks nagu midagi taustale vaata, on ju. Aga ma ei tea, mu probleem raadioga on ikka kuulnud see, et ma ei ole üleval või vaba nendel aegadel, kui mingid siuksed toredad saated on raadios. Kuule järgi. Okei, ka variant, ma ei ole jah sinna nagu süvenenud. Hommikuprogrammi järgi. Ja niimoodi, et paned seal neil nagu enda äpp, näiteks Sky Plussil on ju, ja panedki selle tööle ja sa saad 4 tundi kuulata nagu seda, et nagu seal vahepeal on mingid laulud, neid saad skippida vaata, aga noh, mina nagu tihti kuulan laivis, sest ma näiteks lähen tööle vaata, on ju, aga nagu tihti ongi näiteks need kella 3-st hakkab juba õhtuprogramm, mis kestab mingi kella 6-ni vaata, seda saad järgi kuulata ja Sky Plus ise paneb, mis on üliäge, on see, et nad panevad ise mingi põnevamaid hetki üles, mida saad nagu podcastina kuulata, et 20 minutit, kuidas keegi külaline käis rääkimas. Et nagu räigelt soovitan, see on kuidagi nii äge ja sa saad nagu kuidagi targemaks siukest asjadega. Et seal käib mingi lennujaamast vahepeal keegi rääkimas, nagu kuskil ei kuule siukest juttu. Et tegelikult on väga põnev nagu. Tavai, ma pean ka välja kaevama selle enda jaoks. Ja tegelikult väga kiidetakse Elmari raadiot. Okei, see on üks, mida ma ei ole üldse kuulanud. Aga ma ei ole ka, mulle tundub, vaata siuke stereotüüp on see, et see on vana inimese raadio. Aga tegelikult väga kiidetakse jutusaateid ja Kuku raadiot ka. Ja seda ma kuulan tihti muideks tavaliselt, kui mul on mingi pikad autosõidud kuhugi, siis ma kuulan ülitihti Kuku raadiot. Seal on mingid mängud ja mingid igast asjad vaata. Ma kuulan just peamiselt seda seetõttu, et on nagu vaata siuke raadiokanal nii-öelda, kus on nagu rohkem minu arust neid jutusaateid kui muusikat. On küll, jah. Et sa nagu tead, et sa paned selle käima, sa saad sealt alati mingit jäppi vaata. Kas Kuku oli see, kus oli keskpäevatund ja mingi ja minu arust on, jah. Ja. Muidugi võin sassi ka, jah. Ei, võib-olla, ma ei ole ka kindel. Aga eks need raadioid on tänapäeval ka ju tegelikult ikka tuleb juurde. Ja tehaks nagu kõigile. Ja mul on siuke tunne, et raadio läheb rohkem inni varsti nagu. Kusjuures mul on üldse tunne, et noored ikkagi väga nagu switchivad nii-öelda nende, vaata ajakirjad on minu arust täiega hakanud huvi pakkuma noortele, ja et kuidagi minnakse selle analoogi peale nii-öelda üle, on ju. Et me ei taha nagu olla seal augus, kuhu meid surutakse. Et te olete ainult telefonis ja telefonis. Mulle väga meeldib telekad vaadata, mulle väga meeldib vahepeal sõnamängu mängida. Mulle meeldib, ma ei tea, raadiot kuulata. No, ma olen full vana mutt, kui sa niimoodi. Ja sama mingi ristsõnu ma lahendan ja veel. Sa paneksid minu kirjelduse mu tegevused ja sa peaksid pakkuma vanus, saaks kindlalt mingi 60. Ja sama mul on ka vist. Et ega seal palju nagu, jah. Istutada meeldib. Ja kusjuures ma istutasin just koju. Ossin igas siukse suure kasti ja panin sinna sibula, selle rohelise sibula, vaata, rukkola ja tomatid. Oi, kui tore. Ja nüüd rukkolad on välja tulnud. Ma olin täna nagu, issad juba, ma olengi nagu aednik. Ja reaalselt see tunne, kui sa saad nagu enda mingi kasvatatud asju kuskilt korjata, see on nii tore nagu. Ja mul lehtsalat kasvab ja siis basiilika ja siis see basiiliku lõhn nagu see värske. Seda on nagu kodust nopid, vaata. Ja, ülimõnus. Nii et jah. See on jälle väike hobisoovitus. Jaa, aga see on jälle vaata siuke kuidagi, et eelmine suvi mul näiteks oli niimoodi, et siis ma ei jõudnud üldse panna taimi ja seemneid, lihtsalt nagu nii töine oli, on ju. Ja nüüd see suvi mul on nagu see, et ma läksin seda teed, et ma sain aru, et selleni ma ka ei jõua, et nagu ise hakata mingeid seemneid mulda panema, on ju. Aga siis ma ostsin nagu kokku igast mingeid siukseid, vaata väikestes pottides mingi väiksed taimed valmis, on ju. Ja nüüd on ikkagi see, et nüüd mul ei ole aega olnud neid nagu ümber istutada kuhugi. Ja tahad ju kohe ümber minna. Ja et siis on olnud see, et ma nii tunnen, et ma tahan
tahaks nagu tegeleda seal rõdul nende taimede asjadega, aga ma ei kujuta ette, kust seda aega nagu leida või. See on jah, selles mõttes raske. Ja nad tahavad mingi kindlat kliimat ja ma ei tea, mida nad kõike tahavad. Iga taim tahab mingi eriltingimus ja ma lähen ka appi. Miks te valite? Nagu lihtsalt hakka kasvama. Ja kus just seemned on jube kallid? Kurgi seemned, kes toid 4 midagi. Issand, okei, ma ei olegi süvenenud. Parem oleksid head kurgid. Jaa. Oi jumalikar, jah, selles mõttes on huvitav. Ma jäin veel korra siin enne, üritasin guugeldada nende uudist jutu peale. Ma ei mõtlema, et vaata hull mingi jutt oli, et see Kroonika peatoimetaja muutub, onju. Ja siis ma ei mõtlema, et ma nagu siiani ei tea, et oleks keegi uus üldse, onju. Ja vist nagu ei olegi, kui ma aru saan. Ma üritasin hullult leida mingi vastust ka. Sest lihtsalt mingi AI vastus tuleb, et põhimõtteliselt teda asendab Delfi meedia peatoimetaja Urmo Soonvald, kuni leitakse keegi uus vist või midagi sellist. Sest ma nägin seda, et ta läks ära, et siis oli umbes keegi tegi temaga mingi intervjuu ja nüüd ongi nagu nii. Jaa. No vaata, see on ka minu arust jälle, mulle endale tundub natuke, ega need inimesed ei ole ju vist otse keegi välja öelnud, aga kui meil nagu Kroonika peatoimetaja läheb ära, siis ju Triin Luhats võttis siin mingi pausi hiljuti nende saadete tegemisest. Siis Triin Luhatsi mees on TV3, mis ta oli see mingi suur nägu on. Et väga huvitavad nagu asjad toimuvad tegelikult. Ja mul on ka tunne, et nagu inimesed kuidagi ei jaksa vaata lõputult teha siukseid nagu ameteid. Ja see on ikkagi tropult raske ka. Jah. Et jah, ikka ju negatiivses. Ikka oleme nii negatiivses. Okei, ma ütlen siis nagu viimaseks enda poolt. No nii. Ma olen kaua lobisen ka juba. Et üks asi, mida ma väga ootan järgmine nädal on õllesummer. Aha, juba tuleb. Ja kui ma lähen 1.–4. juuli ja ma lähen sinna ja tead, mis ma sain teada või? No. Et Kristjan Jääga, ta müüb seal oma lauamängi asju ja ta on ise seal. Ja mina kavatsen sinna minna ja Kristjan ootalt, ma tulen sinuga pilti tegema. Okay. Nii et õllesummerina ma lähen ja see on nagu siuke ainuke, ma ei tea, mingi festival või asi, kuhu ma lähen. Sest ega väga ei viitsi käia ja juba kallis, nii õllesummer on päris kallis. Ja on kalliks läinud. Ja mul hakkas puhkus nüüd. Oi, kui mõnus. Tänasest reaalselt hakkas puhkus või eilsest siis on ju. Ja nagu ei jõua ära oodata, et lihtsalt nagu lamada. Ja ma ootan ka. Ma teen puhkusel ka nii palju asju, et ma ei jõua küll. No vot jah, ongi onju, et siis kui jõuad nautima hakata põhimõtteliselt, siis on vaja juba uuesti tööle minna. Reaalselt nii ongi. See täiskasvanu elu on keeruline. On küll. Aga mis sina näiteks siin paari nädala jooksul teed? Tööd. Aga ei no jah, mul on siin ka suht kõik nagu lootused on pandud sinna puhkuse aega, mis mul on siuke 6 aja pärast umbes alles. Mul pidi olema varem ka puhkus, aga mul nagu realistlikult ikkagi ma pidin selle üles ütlema, sest nägin juba, et ma tegelikult ei puhkaks reaalsuses, vaata see periood, et nii palju. Et hetkel jah, ma vaatasin ka, et siis kui mul puhkus on, siis tulevad vaata need avatud talude päevad, et see on asi, kus ma ju alati käin, et ma loodan, et siis ma nagu saan kuidagi selle reseti teha ja nagu nautida siukseid toredaid asju ka. Siis ma tahan ka sinna avatud talude päevadele kindlasti see aasta minna. Sest eelmine aasta ma käisin nagu tööga TV3-ga, aga nüüd ma tahaks päriselt minna nagu lihtsalt ise vaatama ja kuidagi nagu avastama nii-öelda, mitte et lihtsalt teha üks intervjuu ära minna, vaata. Et siis ei jõua ikka nagu vaadata. Aga võt. Ja see tähendab, et nagu lootust on, et meil on nagu hea suvi tulemas. Lootust on teine pool vähemalt nagu. Sinna teise mul on ka nagu siukseid toredamaid asju. Mulle ühed võttepakkumised või filmivõtted tulevad tõenäoliselt augustis. Kõik ära rääkis me jõuame. Ja, ei, ma ei räägi jah. Et selles mõttes, kui siin praegu suve algus on raske olnud, siis tundub, et nagu on lootust, et läheb helgemaks. Kuskilt võsast vaiksust. Ei, väga äge. Ja mul tundub, et nagu podcastiga on ka nüüd nagu see, et saime kuidagi jälle rütmi, et siin jäi väike auk, sest meil mõlemal oligi lihtsalt nii palju teha, et ei jõudnud isegi saada mõelda selle peale. Ei jõudnud, jah. Et nüüd on nagu väga hea, et me võtsime üksteise keele ühendust ja istusime jälle maha ja nüüd meil on see stuudio tegelikult olemas on ju. Ja saame siia iga kell tegelikult tulla ja aitäh veel kord Ruumumile. Nii ägeda võimaluse eest. Samamoodi meie värskakene, kes meile joogikesi annab. Ja, nii tublilt. See oli ka nii tore, et selle loosi raames ju ma sain siin jälle kellelegi sain nii-öelda kuulajal ukse taha viia on ju asjad ja siuksed kohtumised on ka alati nii toredad. Või isegi vaata, kui nagu ei kohtu nii-öelda selle inimesega, siis ikka chatid ja siis saad kuhugi viia, et
ja Et kusjuures see on jah, tore. tegelikult nii äge, et meie loosis osales nagu nii palju inimesi. Ülipalju Ei inimesi. oodanud üldse sellist asja, et no näete, et nagu see tegelikult on hea, mida rohkem te osalete, seda suurem võimalus meil teha teile nagu suuremaid loose. Ja just me näeme ju, et on seda nagu huvi, Jaa. et Väga kindlasti mõtleme veel midagi toredat välja. Ja tere ka uued vaatajad, kes meid ei tea. Ja Oleks võid alguses öelda. tutvustada ennast. Jaa, täpselt. Peate sinna esimestesse episoodidesse minema. Tead, ma isegi ei tea, nagu ma ei julge enam. Ma ei julge ise ka. Nii ammu kuulanud neid ausalt öeldes. Meil on see kõige esimene episood on väga siuke nagu toores ka mingi ülikooli tööna tehtud Ja nagu. kõige naljakam on see, et see esimene episood me salvestasime ju pool episoodi koolis, pool Raadio 2 stuudios ja pool sa salvestasid enda autos. Ja see on väga naljakas tegelikult. mõelda. Ja. Aga Taavi Libele meeldis. No just, peamine. Mul oli ka selle ülikooli lõpu asjaga oli see, et kohe vanemad võtsid vaata lahti, onju, et kes mingi, mis ained olid ja kõik, siis nad olid ka ossa, mis nimed siin on, mingi Taavi Libe ja Priit Hõbemägi. Endal on vaata nii tavaline, mingi oli õpetaja, vaata. Midagi, Taavi Libe, kes on veel Indrek Troif. Ei, tegelikult on äge ja pulli saab. Ja me loodame, et siis järgmine episood me oleme jälle targemad mingite asjadega, onju. Oleme äkki natukenegi puhanud. Loodame. Ja äkki saame ka külalise. Ja võiks ju juhtuda küll. Täpselt. Selge, kuulge, aga näeme siis juba varsti, ma ei julge öelda nagu täpselt järgmine nädal, aga loodetavasti. Aga millalgi ikka suve jooksul veel. Olgu, tšau! Tšau!